Mul pole tõesti aimugi, kuidas see Tucker Carlsoni lugu on nii märkamatuks jäänud, sest kõigi nende jaburate asjade seas tema kinnisidee islami suhtes, tema kinnisidee sotsialismi suhtes, Hiina teema, tema valede levitamine internetis, tema toetus Trumpile ja hilisem taganemine sellest, kõik need veidrad asjad, mis temaga on juhtunud, see on see, mida ma lihtsalt ei osanud oodata ja ma oleksin arvanud, et see tekitab internetis kõige suurema kära, sest ta toetab seal mingil määral kogu seda pedofiilset liikumist ja sellest on olemas ka tegelikult salvestised. Nüüd, ma ei tea, miks ma üllatunud olen, sest kõik need inimesed on ühesugused. Nad kõik taanduvad sellele samale naeruväärsele stereotüübile võimuhulludest, vanematest, paksudest meestest, kes lõpuks osutuvad ülimalt korrumpeerunuks ja lihtsalt jälkideks. Aga see ei jää külge. Inimesed ei räägi sellest ja ma ei suuda seda uskuda. Vau, ma võisin kõlada natuke nagu Tuck, ma vabandan teie kõigi ees. Me tõesti püüame vältida tema naeru sellel platvormil, sest see tekitab meis kõhedust. Aga kuulge, see salvestis on hullumeelne ja sellest ei räägita. Jällegi, ma arvasin, et see islami teema oli kõige pöörasem. Ja siis tema väljaütlemised Hiina kohta olid ka hullumeelsed. Aga see ületab kõik. See tõesti ületab kõik. Loodan, et olete valmis. Tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, jagage seda videot sõbraga, pange like, kommenteerige, tehke oma asja. Me nutame, me loome Pushback liikumist. Ja kui soovite meiega liituda, oleks meil väga hea meel teid siin näha. Okei, kas olete valmis selleks salvestiseks, mida keegi meist ei osanud oodata, aga ilmselt oleksime pidanud? Jah, ma arvan, et olete küll. Okei. Loeme selle kõigepealt läbi. Häiriv Tucker Carlsoni helisalvestis. See on Gina Milanilt. Aastatel 2006 kuni 2011 helistas Tucker Carlson iganädalaselt Baba the Love Sponge'i šokiraadiosaatesse. Vulgaarses vestluses pisendas ta Warren Jeffsi, kes oli tol ajal FBI 10 kõige tagaotsitavama isiku seas lapsabielude tõttu. See mees võib olla laste vägistaja. 16-aastase ja 27-aastase abielu korraldamine ei ole sama, mis tänavalt võõra inimese haaramine ja tema vägistamine. Olgu. Meile meeldivad 16 ja 27 aastaste abielud. See on lihtsalt imeline. Kõik teavad seda. Kui saatejuht kirjeldas, kuidas tema tütre koolis 14-aastased tüdrukud seksuaalselt katsetavad, ütles ta, et kui need ei oleks tema tütred, siis talle meeldiks see olukord. Igatahes tegi ta nalja, et Bill Clinton peaks abielluma mitme teismelisega korraga. Olgu, see läheb aina õõvastavamaks. Kogu salvestise jooksul nimetas see kolmik korduvalt naisi hooradeks ja kasutas muid roppe solvanguid. Ma olen praeguseks tõesti häiritud. Ma ei tea, mida öelda. Jah, see on natuke nii. Pea meeles, Tucker Carlson. Kristlane vaga, issand armastaja. Ja muidugi veidrate seksuaalselt sobimatute asjade armastaja. Kuulame ise. Ta on vanglas lapse vägistamisele kaasaitamise eest. Mis iganes see ka ei tähendaks, see tähendab, et ta on vanglas, sest ta on imelik ja ebapopulaarne ning tal on teistsugune eluviis, mida teised peavad kõhedaks. Ei. Ta on laste vägistamise kaasosaline. See on kuritegu ja väga tõsine kuritegu. Jah, laste vägistamise kaasosaliseks olemine on tõesti halb. Ma arvan nii. Võib-olla sa ei arva nii, sest oled islami fänn. Aga isiklikult arvan ma, et enamik inimesi nõustub, et laste vägistamise kaasosaliseks olemine on halb, mitte hea. Mida sa mõtled kaasosalise all? Tal on mingi imelik ususekt, kus ta arvab, et on okei abielluda alaealiste tüdrukutega, aga ta ise ei teinud seda. Miks see mees, kes tegelikult tegi seda, kes magas alaealise tüdrukuga, ei peaks olema see, kes eluaegset kannab? Selles juhtumis on vägistaja võtnud eluaegse kohustuse selle inimese eest hoolitseda ja temaga koos elada. See on natuke teistsugune olukord. Olgem lihtsalt ausad. Olgem lihtsalt ausad. Be honest? Seda, issand, kuule, ma lihtsalt valmistan teid ette, heli läheb tõesti hullemaks. Jah, see läheb hullemaks. Aga kõigepealt kiire sõna meie sponsoritelt. Me peame rääkima Medicare'ist, sest kui sa kasutad Medicare'i, siis mõtle, kuidas sa oma plaani valisid. Kas keegi võrdles kõiki võimalusi ja aitas sul leida parima sobivuse sinu arstide, retseptide ja vajaduste jaoks? Või andi sulle lihtsalt mõned plaanid ja öeldi, et vali? Enamiku inimeste jaoks on kahjuks tegemist teise variandiga. Ja just sellepärast tahan ma sulle rääkida Chapterist, sest Chapter on teistsugune. Nad on sõltumatud ja on ainsad Medicare'i nõustajad, kes võrdlevad kõiki üle riigi saada olevaid plaane, mitte ainult neid, mis neile endile kõige rohkem kasu toovad. Nad vaatavad üle sinu arstid, retseptiravimid ja prioriteedid ning leiavad sulle plaani, mis päriselt sobib.
Nende nõustajad on palgalised, nii et nad tõesti ei suru peale kindlaid plaane. Nad on seal selleks, et aidata sul teha õige valik. Kui sul on juba õige plaan, siis nad ütlevad seda sulle ja kui mitte, siis aitavad nad su plaani vahetada. Eelmisel aastal säästsid eakad, kes vahetasid plaani Chapteri kaudu keskmiselt üle $1000. Kõne on tasuta, võtab aega umbes 20 minutit ja võib säästa sulle või su lähedastele palju raha ja stressi. Ja just see ongi meie eesmärk. Kui sul on vanem, vanavanem või kallim inimene, kes kasutab Medicare'i, siis tasub seda kindlasti uurida. Helista Chapterile numbril 610 683 1337. 610 683 1337. Hakkame kohe raha säästma. Jah, hakkame raha säästma ja lõpetame ka selle, et oleme kinnisidees veidratest pedofiilidest. Tucker Carlson. Oh, issand. Ma mõtlen jälle, miks ma üldse üllatun? Ma ei ole üllatunud. Mis mind üllatab on see, et sellest tehakse lihtsalt rohkem kära. Aga jälle, pidage meeles, see uus kinnisidee Tuckeri suhtes tuleb meie ühiskonna imelistelt laste armastajatelt. Te juba teate täpselt, millest ma räägin. Islam. Miks me ei võiks seda nimetada kislamiks või kilslamiks? Killslam. See on nii hea hüüdnimi. Ma ei suuda uskuda, et ma selle just välja mõtlesin. Räägime killslamist, kõik. Teda ei süüdistata selles, et ta oleks kedagi puudutanud. Teda süüdistatakse selles, et ta aitas korraldada abielu 16-aastase tüdruku ja 27-aastase mehe vahel. See on süüdistus. Seda nad nimetavadki raske kuriteo õhtuks. Poisid, vanem mees, kes aitab kaasa, ehk siis sunnib ebaseaduslikku abielu, see on nii sügav võimu kuritarvitamine. Ausalt öeldes tundub mulle see isegi hullem kui vanem mees, kes abiellub noorema tüdrukuga. ma arvan, et iga mees või naine, kes lubab kupeldamist, seksikaubandust või abielusid alaealiste ja täiskasvanute vahel, on süüdi. See on minu jaoks miljoneid kordi hullem kui see, kui keegi 27-aastane abiellub 16-aastasega. Sest nad võimaldavad seda oma ühiskonnas, nad survestavad tüdrukuid ja kasutavad oma võimu, et mitte lasta inimestel sellest olukorrast välja tulla. Ma ei tea, kes see 27-aastane on. Ma ei tea, mis seal täpselt toimub, aga kui on olemas mees, kes võimaldab selliseid abielusid, kes juhib seda sekti, isegi kui ta ise seda ei tee, siis minu jaoks on see palju hullem. Noh, tegelikult mitte nii palju hullem, ma võib-olla liialdan veidi, aga tõmbame korraks tagasi, arutame seda teemat, eks. Kui sul on mees, vanem mees, kes vaatab pealt, kuidas keegi vägistab noort alaealist, siis kumb on sinu jaoks ebamugavam? Kas see, kes seda teeb, või see, kes lihtsalt vaatab, lubab sellel juhtuda ega peata seda? Minu arvates on nad vähemalt võrdsed. Kui keegi teeb seda korduvalt, korraldab, et keegi saaks noort alaealist vägistada ja see juhtub ikka ja jälle, siis minu jaoks on see tõeliselt kuri. Mõlemad on kurjad, aga see on tõesti kuri. Nii et selle õigustus on natuke absurdne. Vabandust, nüüd, see mees võib olla selline. Tomi, Ma ei ole. ma lihtsalt ütlen sulle, abielu korraldamine 16-aastase ja 27-aastase vahel ei ole sama asi, kui võtta tänavalt suvaline võõras ja teda mägistada. See on jama. Aga tead, mis minu lühikese kogemuse põhjal, mis naisi käima tõmbab, on nendega vaidlemine. Tõesti? Jaa. Brändi, ma ei kasuta seda kunagi. See on tõsi. Sa vaidled poliitika ühe naisega ja lähed lihtsalt täiega välja, eriti kui teemaks on feminism. Kui sa räägid feministiga ja ta ütleb sulle, et mehed peavad olema tundlikumad ja nii edasi, ei, tegelikult ei pea mehed olema tundlikumad. Sa pead lihtsalt vait olema ja tegema nii, nagu sulle öeldakse. Ja võta natuke vabamalt, neile meeldib see. Lexus Stewart, me kohtame teda kogu aeg. Ta tundub nagu kahutav. Jah, ta ongi. Nad on väga maakad. Ta tundub väga äärmuslik. Mulle meeldib seda sõna sinu suus kuulda. Oh jah, ma astusin endast üle. Ta tundub mis? Nüüd, jätka. Ta tõesti tundub natuke maakas, kui sa seda ütlesid, siis ma lihtsalt nõustun sinuga. Ma lihtsalt ei suuda. On midagi nii alandavat meeste puhul, kes peavad end tead moraalseteks olenditeks. Meeste puhul, kes peavad end religiooni osaks ja räägivad naistest sellisel viisil. Minu jaoks on nii ilmne, et mehe ülesanne on naist kaitsta ja hoida, mitte teda alandada ja mõnitada. Ja kui nad ütlevad selliseid asju, siis kõik minus lihtsalt tõmbub kokku. Kui nad ütlevad midagi sellist nagu, jah, neile lihtsalt meeldib, kui me nendega võitleme. Ma lihtsalt ei kasuta seda sõna. Niina, Tucker Carlson, täna õhtul MSMAs. Ütlen, et tüdruk, kes jätab üsna rahuloleva mulje. Ma mõtlen, ma kuulsin teda, olen nüüd Brenti fänn, nii et okei, ma ütlen oma eelarvamuse kohe välja.
aga ma kuulsin teda koos temaga ja ma lihtsalt tahtsin talle vitsu anda, ütles ta. tegelikult tahan ma, kui ta seal lamab. ma lihtsalt tahan talle anda selle vitsa, mida ta nii meeleheitlikult vajab. Tsitaat. Ma lihtsalt tahan talle anda selle vitsa, mida ta nii meeleheitlikult vajab. Kas Tucker Carlson oli sel ajal abielus? Vaatame järele. Tucker Carlsoni abielu. Vaatame. Olgu. Millal ta abiellus? Olgu, ta on olnud abielus Susan Andrewsiga alates 1991 aastast. Neil on koos 4 last. Pikaajaline abielu, üle 30 aasta. Olgu. See mees on abielus. Ta on abielus. Ja ta ütleb, et tahab teisele naisele anda vitsa, mida ta nii väga vajab. Ma ütlesin sulle, et ta ei ole päris kristlane. Tema pea sinu voodis öösel. Sa tead, kes kurat tema magamistoas on ja mida nad teevad. Mitte keegi, ainult tema ise. Noh, kui ta on ühiselamu tüüpi kohas ja need väiksed tüdrukud hakkavad katsetama, siis järgmine asi, mida sa tead, on see, et sul on lesbist tütar kaelas. Ma ei usu, et nad seletavad. Järgmine asi, mida sa tead, Brent, mis toimub kamm ühiselamus. Mitte midagi, mul pole PSP-d, millega mängida, mul pole midagi teha, mu ema ja isa pole siin, et mulle öelda, et nad armastavad mind ja need ausad mehed ei pannud mind magama. Nii et siin on Triksi ja ta tahad natuke mu keha uurida. Nii et hei, läheme hulluks. Vau, kui see poleks sinu tütar, tead küll. Kui see poleks minu tütar, siis mulle meeldiks see stsenaarium. Tuletab meelde, see mees on abielus. See, kus on minu tütar, mulle meeldiks see stsenaarium. Ma arvan, et see on üsna ebatõenäoline. Nii veider, kui see ka poleks, kui vana su tütar on? Nellitest. Ma armastan naisi, aga nad on äärmiselt primitiivsed. Nad on lihtsad, neist pole nii raske aru saada. Pariisi ja Britanit koos Obamaga reklaamis näidata on klassikaline vanakooli rasside vaheline segunemine. Vana lõuna. Onu Tom. See on vana lõuna. Need 2 noort valget tüdrukut hakkavad kohtamas käima mustanahalisega. Sa ütled, et ta tuleb sinu laitmatult valge tütre järele. Panes 2. Ameerika suurimat valget hoora. Sa tahad keppida Sarah Palinit? Noh, see on ka olemas. See on tõsi, sellega olen nõus. Mul on kahju ebaatraktiivsetest naistest. Nad pole ju ise midagi teinud, tead. Mis on parem kui hoki, kanep ja hoorad? Ma mõtlen, aga tead, kõigepealt pole ühtegi Kanada naist, kelle ees sa tahaksid maksta, et temaga magada. Igaüks, kes vastab, et minu trofeenaine on mu lemmikvara, on Minu kangelane. Oh sa poiss, jälle, ma ei tea, miks me üllatume. Pole midagi, mille üle üllatuda. Need vanad, valged meediamehed, pole seal midagi üllatavat. Aga jälle, miks sellest ei räägita nii palju? Miks inimesed lihtsalt ei ütle Jälk, alatu mees, kes ütles jälke ja alatuid asju. Minu jaoks on mees, kes ei austa oma naist piisavalt, et mitte öelda selliseid asju avalikus kohas. Mees, keda lihtsalt ei saa usaldada. Võib-olla on see liialdus, võib-olla on see kõrge standard. Aga minu jaoks tundub, et üks kiiremaid viise teada saada, kas sa saad kedagi usaldada, on vaadata, kuidas ta räägib inimesest, kellega ta on otsustanud kogu elu abielus olla. Ja asi ei ole selles, et ta oleks midagi konkreetset oma naise kohta öelnud, vaid selles, et ta tunneb end nii mugavalt rääkides teistest naistest sellisel viisil, olles ise abielus, mis on tema naise suhtes täielik lugupidamatus. Ja kui sa oled valmis oma teist poolt mitte austama, oled sa valmis mitte austama põhimõtteliselt kõike. Muide, kui sa oled keegi, kes räägib oma abikaasast avalikult halvasti, siis häbi sulle, sest see paneb sind lihtsalt välja nägema nagu see shit, kes Tucker Carlson praegu on. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.